Nii, tere hommikust kõigile ja oleme jälle stardivalmis. Good morning, Alec and everybody. Yes, We are ready. yes, tere hommikust to everybody. That is very good. It's wonderful to be here today. On imeline jälle siin olla täna. So it's good to have this moment together. On hea, et meil on see hetk olla üheskoos. Enjoy the moments all the time. Et me naudime neid hetki alati. Yeah, I think the Lord spoke to me in the book of Colossians 3. We are going to look at Colossians 3 today. Me vaatame täna kolosslastele 3. peatükki. Jumal kõneles mulle sellest peatükist. And we want to see how we can break free from the past. Ja me vaatame seda, kuidas me saame oma minevikust ennast vabastada. I know it's a process. It's a process. It's not a one-day thing. Yeah. See ei ole mingisugune ühe päeva asi, et see on protsess. Yeah, it's really a walking with the Lord, and you are getting free from everything that holds you from the past. Ja see on see teekond ühes Jumalaga, mis vabastab sind sinu minevikust. If I am willing to get free from the past, there is one thing that I should do. Kui mina olen valmis selleks, et ennast oma minevikust lahti lõigata, siis on üks asi, mida mul tuleb teha. I should fix my eyes on what is important. Mul tuleb panna oma silmad selle peale, mis on oluline. And Paul showed us where to fix our eyes on. Ja Paulus ütles meile, kuhu meil tuleb panna oma silmad. Let's read Colossians 3 from 1. We will steadily move into what God is speaking. Alustame siis kolosslaste 3. peatükis 1. salmist. He says in verse 1, 1. salmis ta ütleb, if you were raised with Christ, kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, seek those things which are above, siis otsige seda, mis on ülal, where Christ is sitting at the right hand of God. kus Kristus istub Jumala paremal käel. When I looked at the word set, some other versions are saying set your eyes above. Mõned teised kirjakohad ütlevad, et pange oma silmad sellele, mis on ülal. Or seek things that are above. Või otsige neid asju, mis on ülal. Verse 2 says, set your mind. Teine salm ütleb, pange oma mõtted on things above. Sellele, mis on ülal. Not on things on the earth. Mitte sellele, mis on maa peal. I wanted to look at the word set your mind. Ma tahan vaadata seda sõna, pange oma mõtted. Yeah, pange oma mõtted. Yeah, when I bought my first television set. Kui ma ostsin oma esimese teleka. They was trying to bring it to the frequency and set it rightly so that it gives us quality pictures, everything. Siis ma üritasin seda seadistada niiviisi, et see annab meile kvaliteetpildi, et me saame seda pilti näha normaalselt. And this is what I saw when I looked at the word in verse 2. Set your mind on things above. Set your mind on things above. Ja teine salm ütleb siis, pange oma mõtted sellele, mis on ülal või nendele asjadele, mis on ülal. You desire to possess the heavenly treasure, rich. You desire to possess it. Teil peab olema see igatsus saada kätte selle, mis on taevas.
because you are fixed your mind on things above. sest te olete pannud oma mõtted asjadele, mis on ülal. Because when Christ was raised from the dead, Sellepärast, et kui Kristus sai surnuist üles äratatud, he was no longer for this earth anymore. siis ta ei olnud enam sellest maailmast. Everything changed. Kõik muutus. He ascended on high. Ta tõusis ülesse. He went where he came from. Ta läks sinna, kust ta oli tulnud. So there was nothing for him to linger around on the earth and stay here. Tal ei olnud mitte midagi, mille pärast ta oleks pidanud enam kauem siin maa peal viibima. So our focus should be where he is. Nii et meie tähelepanu peaks olema seal, kus tema on. Our thinking should be where he is. Meie mõtted peaksid olema seal, kus tema on. So when we set our minds on things above, Niisiis, kui me paneme oma mõtted nendele asjadele, mis on ülal, we desire to possess everything that is around the treasury of heaven. siis meie peaksime tahtma haarata kinni kõigest sellest, mis on taevasest varaaidas. Every time Jesus visited a synagogue, Iga kord, kui Jeesus külastas sünagoogi, the moment he enters, if there is anyone in pain, in disfigured or demon possessed, they scream because he brought heaven. siis iga kord, kui Jeesus sisenes sünagoogi ja seal olid haiged inimesed või seal olid keegi, kes oli teemonite poolt üle võetud ja nad karjusid, siis Jeesus tõi taeva maa peale. When we set our eyes on things above, Kui me paneme oma silmad nendele asjadele, mis on ülal, we possess the treasure. siis me võtame selle aarde endale And we don't live like those that are on the earth. ja me ei ela enam nii nagu need, kes elavad maa peal. We have our kingdom, which is the kingdom of our Father. Me kuulume kuningriiki, oma isa kuningriiki. When we possess that treasure, Ja kui me võtame siis vastu selle aarde, the enemy never plays with us. siis vaenlane ei mängi meiega. In verse 3 says, for you died. Salm 3 ütleb, sest te olete surnud. Wow, what a sweet verse, you know. When you look at this verse, it looks so sweet. You salivate even reading it. Kui te vaatate seda salmi, see on nii magus salm. It says, for you died. Sest ta ütleb, sest te olete surnud. And your life is hidden with Christ in God. Ja teie elu on koos Kristuse, ingliskeelne ütleb, ja teie elu on peidus ühes Kristusega Jumalas. For you died. Sest te surite. And your life is hidden in Christ, in God. Ja teie elu on peidetud koos Kristusega Jumalas. With Christ in God. Koos Kristusega Jumala sees. When Christ, who is your life or our life, kui Kristus, kes on teie elu, meie elu, when he appears, kui tema saab avalikuks, then you also will appear with him in glory. siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. When we carry the treasure of Christ, he appears with us. Kui me kanname seda Kristuse aaret, siis me saame avalikuks ühes temaga. This is not a futuristic kind of arrangement. See ei ole midagi sellist, mis oleks kuskil kaugel tulevikus. It can be, but the way I looked at it was when he appears now.
See võib olla tulevikus, aga see, kuidas mina seda vaatasin, oli see, et kui tema saab avalikuks nüüd, because he is our life. This is the life that we have. sest see on meie elu, see on see elu, mis meil on. When he appears, Kui tema saab avalikuks, then we will also appear with him in glory. siis saame ka meie ühes temaga avalikuks kirkuses. Where do we see him appear? Kus me näeme, et ta saab avalikuks? In our lives, Meie eludes, in our community lives, meie siis kogukonna elus, in the infrastructures, everything, he appears because there is glory, there is radiancy. It is beauty when he appears. ta saab avalikuks siis infrastruktuurides ja kõikjal, siis kui see on, seal avaldub see ilu tema kirkuses. And so when I looked at this, I said, Lord, oh, okay, you need to appear to change certain things in our lives. Ja kui ma lugesin seda, siis ma sain aru, et isand, sina tahad saada avalikuks selleks, et muuta teatud asju meie eludes. Because there are certain things that we see to be the way they are from ancient times, and they remain just the way they are. They are not changing because he hasn't appeared. Siis meie eludes on asju, mis on nagu kaugest minevikust, mis ei ole muudetud, sest ta ei ole saanud avalikuks nagu meie eludes või meie kaudu. My life shall be like this because I've been like this. It doesn't change. He has not appeared. Something has to change. Et kui ta ei ole saanud avalikuks minu elu kaudu, siis peab midagi muutuma. I remember speaking about the winds of change at one of the pastors' meeting that we are having. I spoke so much that about the glory of God, and when he appears, let him change certain things that needs to be changed in our lives. Ma rääkisin mitmetel pastorite kokkusaamistel muutuste tuultest, siis asjadest, mis peavad saama muudetud meie eludes. Have you ever looked at something that you have seen for years, maybe for ages? When you look at it, you feel discouraged. Et kas oled aastaid vaadanud teatud asjade peale ja kui sa vaatad nende peale, siis see nagu tõmmatakse maha. There's a building in town, in our local town here. Whenever I pass through that building, I look at that building, I feel discouraged. I feel like, why is this thing standing here for years? Meie linnas on üks ehitis ja iga kord, kui ma sellest ehitisest mööda lähen, siis ma saan nagu maha tõmmatud ja mõtlen, et miks see ehitis ikka veel siin seisab. This is not supposed to be here for many years. See ei peaks olema siin nii kaua aega. Things have to change. Asjad peavad muutuma. When he appears, kui tema saab avalikuks, then you also will appear with him in glory. siis meie saame avalikuks ühes temaga kirkuses. And so when these things are being addressed into our lives, like when I was reading about this passage, Kui ma lugesin seda kirja kohta, there are certain adjustments and certain things that needs to be done in a person's life or a community life or a church life. siis ma nägin, et on teatud asjad, mis peavad saama muudetud inimese, üksikisiku elus, kogukonna elus, kiriku elus. Because when we begin to seek and set our minds on Christ, and he appears, when you set our minds on him, he doesn't stay, he appears. He wants to change things. He wants to bring things to the way they're supposed to be. Kui me paneme oma mõtted siis Kristusele, paneme taevastele asjadele, siis ta peab saama avalikuks. Ta tahab, et meie elud muutuvad, ta tahab, et asjad muutuvad. When we set our minds on him, then he says, okay,
there are certain things that we need to reason together, or there are certain things that we need to change. Let's go to verse 5. Et kui me paneme oma mõtted tema peale, siis ta ütleb meile, et meil on teatud asjad, või et meil tuleb arutada ühes temaga nende asjade üle, mida me peame muutma või mis me eludes peavad muutuma. Verse 5 says, 5. salm ütleb, therefore put to death seetõttu surmake nüüd your members which are on the earth. need liikmed, mis on maa peal. Description was clear. The members that Paul was talking about, which are on the earth. Ja see selgitus on väga selge siin, et Paulus räägib nendest liikmetest, mis on maa peal. He says, put them to death. Ta ütles, et surmake need. Yes, they should die. Need peavad surema. Never to appear. Nad ei tohi enam eales esile tulla. When something dies, it dies. You never see it on the streets, or somebody died. You never see him on the street or on the street again. Et kui keegi sureb, siis sa ei näe seda inimest enam kunagi tänavatel. Ta on surnud. And these are the members that Paul spoke, which are on the earth. He said, uncleanness. Ja need on need liikmed, millest Paulus rääkis, mis on maa peal. Esiteks on siis ebapuhtus või hoorus. And he says fornication. Rüvedus. And he says passion. Kirg. Evil desire. Kuri himu. Covetousness. Ahnus. Which is idolatry. Mis on ebajumala teenistus. And so he was very descriptive and mentioning each and every member on the earth that needs to be put to death. Ta kirjeldas väga selgelt neid liikmeid, mis on maa peal, mis peavad saama surmatud. And he continues to say in verse 6, he says, because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Ja 6. salmis ta ütleb, nende asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. And he says, in which you yourselves once walked when you lived in them. Nendes käisite muistega teie, kui te elasite selliselt. You know, the life that we have causes more to abandon certain things that should be abandoned and be left. See elu, mida me elame, see nõuab seda, et teatud asjad peavad jääma meile selja taha. I believe there is no compromise about that, because there are certain sermons and messages of pampering and meandering and going around certain things that are bringing havoc, are bringing the name of the Lord in disrepute. Ma usun, et on mitmeid asju, millest on nagu jutluseid ja mille ümber käiakse nagu ringiratast ja kuidagi muudetakse nad pehmeks, mis tegelikult kutsuvad esile Jumala viha. He is calling on us to abandon certain vices. Jumal kutsub üles meil jätma selja taha teatud pahed. That makes our life so difficult. Mis muudavad meie elu nii keeruliseks või raskeks. And that's why he's mentioning all those things, that we should set our mind on him, on Christ alone. Ja sellepärast ta ütleb, et meil tuleb panna oma mõtted ainult tema peale, ainult Kristuse peale. When we practically live out of the members of the earth, practically live out. Kui me elame siis nendest rohkem välja nendest liikmetest, mis on meil maa peal. Then we need to put that past behind. Siis me peame selle mineviku oma selja taha jätma. We need to make sure that our image
comes out as the image representing God in totality. Meil tuleb teha kindlaks, et see, keda me esindame, et me esindame Jumalat, et tema iseloom peab tulema esile meie kaudu. Because we have died. Seepärast, et meie oleme surnud. He said, for you died. Sest ta ütleb siin, et sest sa surid. And your life is hidden with Christ in God. Ja sinu elu on varjul või peidus ühes Kristusega Jumalas. Verse 4 describes Jesus as our life. 4. salm kirjeldab meie elu, kes on Kristus. He is our life. Tema on meie elu. Because we died. Seepärast, et meie surime. And he says, when Christ, who is our life, appears. Ta ütleb, et kui Kristus, kes on teie elu, saab avalikuks. Which means every day we should have a sense, we should have an encounter with him because he appears to us every time. See tähendab seda, et meil peab olema iga päev see elav suhe, see kohtumine Jumalaga, et tema võiks saada avalikuks meie kaudu. When he's appearing with us every day, there is no struggle. Kui tema saab avalikuks meie kaudu iga päev, siis ei ole meil seda tohutut üritumist või ponnistust. We flow. Me voolame. Because it's not our life. Sest see ei ole meie elu. He is living his life through us. Tema elab oma elu meie kaudu. When you see the flow coming, kui te näete seda voolu tulemas, you speak words of impartative. You speak words of impartation. Siis te räägite neid, kuidas on, Riina, see impartation? Vaimsed ülekanded, räägite sõnu, mis toovad vaimseid ülekandeid teistesse inimestesse. Yeah. So good. Yeah. You speak words of impartation. When you speak, people grab heaven. Et te kõnelete siis neid vaimseid ülekandeid, et kui te kõnelete, siis inimesed saavad kinni haarata taevas. Because there are times when you speak, they see you. Et kui sa kõneled, siis inimesed näevad sind. And there are times when you speak, they don't see you. They see heaven. They see Christ speaking. Aga on aegu, kui inimesed kui te kõnelete, siis inimesed ei näe teid, vaid nad näevad Kristust, nad näevad taevast. Yeah, I looked at an example of two houses with dads, with fathers in. Ma vaatasin näiteks 2 kodu, kus on 2 isa. And the family members are around the table and the father is speaking. Ja pereliikmed on ümber laua ja isa kõneleb. If it is only words of the father speaking, they don't mean a lot because they can grab them just there and they disappear from their minds. Et kui need sõnad on ainult isa sõnad, siis need ei tähenda palju midagi, nad võivad seda kuulata, aga see läheb neil kiiresti meelest. But if it is God speaking through the Father, kuid kui see on Jumal, kes kõneleb isa kaudu, every family member listens and adheres to God's admonition. Ja siis iga pereliige kuulab ja paneb kõrva taha selle, mida Jumal ütleb. So we should understand if it is me speaking or God speaking through me. Nii et meil tuleb aru saada, kas see olen mina, kes kõneleb või see on Jumal, kes kõneleb minu kaudu. Because Paul also identified that when he spoke to the Corinthians. Sellepärast, et Paulus samuti
nagu pani tähele, et Jumal kõneles, kui ta korintlasi adresseeris. On matters to do with issues of marriage, issues of what? He said, this is now me speaking, not the Lord. Aga ta ütles, et teatud kohtades ütleb Paulus, et nüüd kõnelen mina ja mitte isand. So which simply means when God is speaking through me, I'll know this is God speaking through me. Or if it is me speaking, I'll know it's me speaking now. Et me peame teadma, et kas Jumal kõneleb minu kaudu või siis olen mina, kes kõneleb. And let me just read verse 8 to 9 quickly. Me loeme nüüd salmid 8 ja 9. But now you yourselves are to put off these things, all these. Nüüd aga jätke teiegi maha kõik see. Anger, Viha, wrath, raev, malice, kurjus, blasphemy, teotamine, filthy language out of your mouth. siivutud sõnad oma suust. I don't know how you think about those things. Ärge valetage üksteisele. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. And have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Ja te olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. You know, there are certain scriptures when you read it, you have read it, but you read it again, you discover there's something. On teatud kirjakohad, mida sa oled lugenud mitmeid korda ja sa loed need uuesti ja äkitselt sa avastad midagi. In verse 10, that is what I'm talking about. I've put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Ja te olete 10. salm ja te olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. The new man is always renewed in knowledge. See uus inimene on, tema mõtted on alati uuendatud. The new man has never stopped to learn from God. Ja see uus inimene ei lõpeta mitte kunagi Jumalalt õppimist. If you are living a new life in him, Kui sa elad uut elu temas, then that new man will never stop to learn from God. siis see uus inimene ei lõpeta kunagi Jumalalt õppimist. He is renewed in knowledge every day. Ta uuendab oma tarkust ja mõistmist Jumalalt iga päev. God wants that new man who is renewed every day in knowledge to capture the heart of God, the mind of God every day. Jumal soovib, et see inimene, see uus inimene, kes uuendab oma mõtteid iga päev, et ta haarab kinni Jumala südamest, Jumala mõtetest iga päev. Have you experienced this maybe when you read a scripture or in a day or two, then you discover something, you say, wow, I never saw this. Wow, because the new man is renewed in knowledge every day. Et kas te olete kogenud seda, et te olete lugenud seda kirja kohta mitmeid kordi ja ühel päeval te ütlete, wow, et ma ei ole seda kunagi näinud. See on sellepärast, et te uuenete või mõtted uuenevad iga päev. You come across a new revelation God is revealing to you. Say, wow, this is so good. Oh, I'm encouraged because the new man is every day renewed in knowledge. Et see uus inimene saab iga päev uuendatud siis Jumala poolt nende teadmiste kaudu, nende uute värskete ilmutuste läbi.
And so those are the steps that makes us to free completely from the past. Ja see on see, mis nõuab seda, et me lõikame ära oma mineviku täielikult. Is to set our minds on things above. Meil tuleb panna oma mõtted asjade peale, mis on ülal. And so I just want to encourage you that the new man that we have Ma tahan sind julgustada, et see uus inimene, kes on meis või kes meie oleme, is renewed in knowledge every day. ta saab uuendatud teadmiste poolt iga päev. Let us love to hear God. Et armastagem Jumalat kuulda. Let us set that quality time Võtame selle kvaliteetaja, to hear God, et kuulda teda, because we are dead completely. Our life is Christ. seepärast, et meie oleme täiesti surnud ja meie elu on Kristuses. Thank you, Jesus. Aitäh sulle, Jeesus. Father, we thank you for who we are in you. Isa, me täname sind selle eest, kes meie oleme sinus. We cannot stand by ourselves Me ei ole võimelised iseseisvalt seisma, because we are completely dead. seepärast, et me oleme täiesti surnud. You are our life. Sina oled meie elu. Appear every day Saa ilmsiks iga päev and your glory, ja sinu kirkus. so that many things shall be changed Selleks, et need paljud asjad saaksid muudetud in our lives and the lives of communities that we are in. nii meie eludes kui nende kogukondade eludes, millest me oleme osa. And thank you for today. Ja isa, me täname sind tänase päeva eest. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Thank you so much. Enjoy. Wonderful. Yeah. Aitäh Thank teile you so ja much. Thank you. Thank you, Ali. God bless you. Bless you too. We see you again. Amen. thank you. Amen. Bye-bye. Wow. Bye. Nii, kas te kirjutasite üles oma märkmed? Ja On ju. Nii palju mõtteid, et ma ei teagi kohe, kuidas me neid siin jagama hakkame. Vaheldus küll. Palju kordi me oleme seda Kolossa kirja lugenud. No, loeme ja kõik on ju ära öeldud siin, on ju. Nagu loed läbi ja loed järgmise peatüki ja no, mis siin enam ju, kõik on ju öeldud. Ja tegelikult, kui Aalik hakkab nende asjad, kui ta nagu mainib neid asju, vaata, kuidas need uksed lähevad lahti ja nagu sihuke kevadine värske õhk tuleb sisse. Vaata, kas olete kunagi, mina tean lapsepõlvest neid aegu, kui on siukene kirgas kevad ja vanemad hakkasid aknaid pesema. Teate, selline nende paiselehtede aeg ja kullerkuppud või mis see varsakabjad ja siukene, et natuke on veel selline natukene krispi selline, hommikuti on külm, aga päeval juba liblikad lendavad ja võililed hakkavad õitsema ja umbes selline. Ja kui vanemad hakkavad aknaid pesema ja teevad need suured aknad lahti ja linnulaul tuleb sisse ja siuke värske õhk, eks. Ja vaat, kui Aalik võtab neid kirjakohti lahti, see on siuke tunne, nagu oleks need vanad mustad talvised aknad lahti tehtud ja puhtaks pestud. On ju, siin oli kuni näed 10 salmi, siin on nagu 10 akent puhtaks pestud. Ja ma mõtlesin, et vaatame, mis teil seal märkmetes on ja mis teid kõnetas. Hakkame otsast peale või? Kõigepealt ta ütles seda, et otsige seda, taotlege, pange oma fookus selle peale, mis on. Ma ei tea, inglise keeles oli siin teine sõna, eesti keeles on otsige seda, mis on ülal, siis me paneme pea kuklasse, on ju. Et otsige seda, mis on seal taevas
ja ka sellest ei pruugi aru saada, et mismoodi me seda otsime seal sinises taevas. Ma käin ninali ju, et vaatan pea kuklas kogu aeg ülesse. Aga inglise keeles oli above, mis tähendab ka otsige asju, mis on kõrgemad ja mis on üle selle, mis on silmaga nähtav ja maa peal. Vaata, see above on miski asi, mis on millegi üle, mis on kõrgemal kui see teine asi, eks ole. Et kui sa nagu silmitsed mingit asja ja siis tõstad oma silmad ülespoole ja vaatad, mis asi on see, mis ripub selle kohal. Above. Otsige seda, mis on ülemad asjad, mis on kõrgemad. Ja vaata, see muutub ju palju arusaadavamaks, on ju. Kõigis olukordades sul on mingi olukord, sul on mingid faktid ja nüüd sa otsid seda kõrgemat reaalsust selle sama asja kohta. See ei tähenda ainult mõtlemist Uue Jeruusalemma kalliskividele ja kullast tänavatele. On ju, see on palju praktilisem. Otsige seda, mis on selles dimensioonis, mis valitseb kõige üle ja mis on kogu oma kultuurilt, oma puhtuselt, oma väärikuselt, oma mõtteviisidelt ja oma väelt ja meelevallalt üle selle, millega sa praegu silmitsi seisad. Ja see on meile kättesaadav ja meil on võtmed ja meil on ligipääs asjadele, mis on kõrgemad, mis on ülevalpool positsiooniliselt, väe ja meelevalla poolest, kogu aristokraatlikkuse poolest, väärikuse poolest, identiteedi poolest on üle selle, mis meile otsa vaatab siin maailmas. Ja vaata, kui huvitav, et siis ma võtan järjest, mis ma siia ise panin, tavaliselt nagu ma jagan esimesena, eks. Et kui Jeesus kuskile sünagoogi ilmus, siis mis iganes olukord, mis seal oli vanast ajast kinni, mis oli minevikust saati niimoodi olnud. Keegi oligi kurjast vaimust vaevatud, keegi oligi tige ja õel, keegi oligi haige, kellelgi oligi käsi halvatud, on ju, see oli nagu minevik. See oli see lineaarne ajajooks, mis oli kuni selle hetkeni muutumatult kogu aeg ühtemoodi olnud. Ja kui Jeesus astus sellesse olukorda, siis see olukord muutus, sest ta tõi selle dimensiooni, mis on kõrgem. See kõrgema ja ülevama dimensiooni tõi sellesse olukorda ja lukustas selle mineviku olukorra lahti ja lasi selle vabaks. Ja Allik ütles, me kõnnime, me käime selles kõrgemas dimensioonis. Meie, kui me kuskile ilmume, siis meil on need võtmed, et päästa neid olukordi lukust lahti, mis on muistsest ajast alates olnud kogu aeg ühtemoodi. Ja seda on hea ette kujutada enda jaoks, kes me oleme. Et me ei ole muldsed ja maised, eks. Me ei ole sellest ilmast, nagu Jeesus ütles, vaid me oleme ülevalt. Ma ise ütlen, me oleme ülevalt sündinud. Seega see taevas käib meiega kaasas. See kõrgem, ülevam, väärikam, väelisem, intelligentsem dimensioon käib meiega kaasas. Meil on ligipääs taevasele teadmisele, taevasele intelligentsile ja see käib. Meil ei pruugi seda kõike olla meie peas ja meie taskus, aga kui me astume kuskil olukorda, siis meil on võimalik kohe käsi sirutada ja võtta see. Jakobus ütleb, et kui kellelgi on tarkust puudu, siis ta palugu. Ja Jumal annab kohe ja ei tee mingisuguseid etteheiteid või ta ei hakka küsima, miks sul seda vaja on. Ta ei hakka urgitsema, ülekuulamist tegema. Kui sa oled kuskil olukorras, sul on vaja tarkust, Jumal ütles, palun, siruta käsi ja sul on sel hetkel see tarkus. Mul oli kunagi selles sinises raamatus, ma kirjutan sellest, kuidas mu mees ei olnud veel päästetud ja auto kippus kogu aeg teele jääma, suri lihtsalt. Kiirus nagu langes ja auto lihtsalt vajus toss ja jäi seisma.
ja siis läks tükk aega, ennem kui see uuesti käivitus, väga tüütu, eks ole. ja ükskord ta nägi jälle seal vaeva ainult mõned kilomeetrid koduni ja jälle auto lihtsalt suri ära. ja näeb seal vaeva, mul tast nii kahju ja ma küsisin Jumala käest, et mis asi see on, mis see on, mida, et ma saaks talle öelda, kus see viga on ju. ja ma kuulsin sõna, mingi kommut ja kommut nagu vaimus siin sees sihuke, ka see sõna kajas mu sees, see oli see tunnetuse sõna. mingi kommutaator või? ja ma seda ma küll talle ei ütle, ta hakkab lihtsalt, peab mind lolliks, ta vihastab ka veel. või kuule, autodel ei ole mingeid kommutaatoreid, lennukitel võib-olla mitte, ma ei ole kunagi kuulnud, et autol on mingi niisugune asi nagu kommutaator ja ma ei öelnud talle. ja siis lõpuks ta sai auto käima, läksime koju ja ta otsis ja ta leidis selle vea ja ütles, kas sa tead, kommutaatori juures oli üks klemm oli roostes ja mina ütlen, mida, et Jumal ütles mulle, kui me seal teel olime, aga ma ei julgenud sulle öelda. ja siis ta vihastas mu peale, et miks sa ei öelnud, sa oleks mul nii palju jama ära hoidnud. kuidas ma saan sulle öelda, et Jumal ütles, kui sa ei usu, et see Jumal olemaski on? ja nüüd sa vihastad, et ma ei öelnud sulle, mida Jumal ütles. saate aru, ma ei pea autodest mitte midagi teadma. ma usun, ma ei pea teadma raketiteadusest midagi, aga ma usun, et kui ma olen seal raketiteadlaste seas, kes murravad pead mingi probleemi kallal, ma võin saada selle poolsõna, nagu ma kuulsin, see kommut mingi. ja ma ütlen selle ja nendel läheb lamp põlema. et see on see, et meiega koos tuleb taevas koos kogu valemitega, sest kogu universum, kogu loodu põhineb ju matemaatilistel, füüsikalistel, keemilistel valemitel, eks. meil on ligipääs nendele valemitele. me ei pruugi ise aru saada, aga me ütleme seda. vaata, kui me palvetame inimese eest ja Jumal näitab meile midagi, me ei tea, mis selle inimese kohta öeldakse. nagu me ei tea, aga kui me ütleme välja, mida me näeme, see inimene, tema vaim saab otsekohe pihta meelest jutt. ja see on ka väga selline tark, sest et vahel Jumal peab inimesele andma võtmeid ja vihjeid, mis ta elus viga on, aga ta ei ole selline külaeik, kes kuulutab üle terve koguduse, vaid ta ütleb mingisuguse sümboli või midagi väljendab sellisel viisil nagu mingi metafoori moodi. ja kui sa ütled seda teisele edasi, et kuule, ma olen sellist asja, kas see ütleb sulle midagi, siis on see tohutu delikaatne, sest see inimene saab siukse matsu. ta saab sellise paugu, ta saab täpselt aru, mida Jumal ütleb. aga ta ei pea seda sulle ütlema ja sina ei pea ka aru saama. tähtis on see, et see inimene sai aru, milles asi. nii et kui meie kuskile astume, tuleb taevas kogu oma tarkuses meiega kaasa. ja vaatame edasi, see oli kõik nii huvitav, mis ta tõi. et me ei ela nii nagu need, kes on maa peal, sest me kuulume isa riiki, isa kuningriiki. me ei saa enam elada nagu see maailm olekski kõik, nagu selle maailma poliitiline olukord olekski kõik, mis üldse on ja nüüd me katkume juukseid. me ei ole maised, me ei ela siin nagu mingid kered, kes lihtsalt on siin maa peal. mingid mõtlevad kered, eks, vaid me elame need, kes kõnnivad isa kuningriigis. no mida? kuulasin seda Taylor Welshi ja ta küsis Jumala käest, kui oli see olümpiamängude avamine ja seal olid need transvestiidid ja kogu see õudne hedonistlik roppus, eks. ja terve kõik kristlaskond oli ju šokis ja kuule, me olime ka kõik ikkagi korralikult jahmunud, kuule, see oli ka üle mõistuse väljakutse, eks. ja ta küsis Jumala käest, et mis asi see on. nagu mis see on, et kõik nagu on nii endast väljas ja Jeesus ütles talle niimoodi, et tead, kui sa mind tegelikult tunneksid, siis see sul ei läheks sulle kõige vähematki korda.
see on mitte miski Jeesuse silmis, see on selline tühisus. See, mida maailm teeb, see ei tohiks ju meid niimoodi endast välja ajada. Ja et need sõnad olid väga, väga tõsised. Kui sa tunneksid mind päriselt ka, tead, sul ei läheks siia vähematki korda. Aga miks me nii närvi läheme? Ma ütlen teile, miks. Sest me oleme endiselt rohkem identiteediga siin maa peal ja meis on nii suur osa veel seda urvulikkust alles. Miks me reageerime? Nad teevad mingi sellise rõveduse, panevad püsti ja meie mõttes läheb kohe tööle ahelreaktsioon. Nüüd nad vihastavad Jumalat, nüüd Jumala viha tuleb, nüüd tuleb karistus, nüüd tuleb sõda, nüüd tuleb uputus, nüüd tuleb maavärin ja meie kannatame. Meie kannatame. Meie elu läheb raskeks. Mis te teete? Siis me veibutame oma kondise sõrmega ja ütleme, sellist asja ei tohi teha. Aga mis nende jaoks ei ole ju vahet? Nad on surnud nagunii, nad on pimeduses nagunii. Kui keegi neile evangeeliumi päästvat armastuse sõnumit ei kuuluta, siis nad lähevad põrgu nagunii. Kas nad lähevad põrgu transvestiidina või heterona, seal pole mingit vahet. Võib-olla mingites põrgupiinades on erinevus. See, mida maailm pimedas teeb, sellel ei ole olulist vahet nende jaoks. Sa ei saa olla rohkem põrgus, nagu natuke vähem põrgus ja natuke rohkem põrgus. Põrgu on põrgu. Õudne on õudne. Piinad on maksimaalsed nagunii. Vaadake neid, kes on käinud ja näinud neid YouTube'is. Need on väga autentsed ja sa näed, et inimesed ei valeta, nad on päriselt ka kogenud neid asju. Aastad ei maga, ei kustuta tuld ära öösel, sest et nad ei saa sellest traumast üle, kui neil on näidatud neid asju, eks. Nii et maailma jaoks ei ole vahet. Nende maailma jaoks oleme meie see halastus. See, kes ütleb, kallis inimene, Jumal saatis mind sulle ütlema, tule ära selle seest. Aga miks kristlased nii õudselt endast välja lähevad? Kuule, oma väike Talle saba väriseb hirmustes, mis nüüd tuleb. Kui Jumala pauk käib, siis mina kannatan. Mis see on? Enesekesksus. See on oma enda elu armastamine. See on hirm oma enda elukese pärast, oma heaolu pärast. Miks me reageerime, kui maailm teeb koledaid asju? Kui me päriselt ka esindame ja käime oma isa kuningriigis, siis meil on armastuse sõnum, meil on halastuse sõnum, meil on see sõnum, et me palvetame nende eest, meil on see sõnum, et esimesel võimalusel, kui meil on võimalik kedagi kõnetada, me paneme nad istuma, me räägime nendega tõsiselt ja armastuses, pakkudes neile võimalust tulla ära sellest hukust, mis on selles maailmas ja tulla ära ka sellest, et kuule, sa ripud kuristiku kohal, kas sa tead ka inimene, kuhu sa võid kukkuda, kui sa täna sured. Nii et see on hoopis teine lähenemine. Meie elud on varjul Jumalas. Kas Jumal ei suuda enda omi hoida? Ja mis on halvim, mis meiega siis juhtuda võib? See, et me leiame ennast kullast tänavatel. Õudne asi nüüd. Eks natukene seda viletsat ja jubedat elu maa peal jäi lühemaks elada. Inimesed, kes on ju teinud läbi selle surmakogemuse ja näinud taevast, isegi kui nad olid noored, kui nad nägid Jeesust, kui nad nägid ja olid juba oma arust teisel pool kohal, nad ei tahtnud tagasi tulla. Üks, mis on, me õudselt kisume inimesi tagasi ja üritame neid surnust üles äratada. Mõnikord on neil vaja töö lõpule viia. Mõnikord on vaja neil oma kohustused ära täita, aga üks on läbivalt tõsi, kes on kogenud teist poolt. Ühemõtteliselt nad ei taha tagasi tulla ja kui nad leiavad ennast tagasi ihus, nad on pettunud, et ma olen ikka veel siin. Ma olin juba teisel pool. Kas te kujutate ette, kui kerge see oli ja nüüd ma pean seda rasket tina ülikonda kaasa vedama?
mida nad kogevad, kui raske on ennast liigutada, milleks mul seda suurt 70 kilost lihakotti on vaja kaasa vedada. See keha ainult takistab, raskendab mind, eks, ja nad on alguses pettunud. Mäletan Smith Wigglesworth, kelle naine suri ära. Ja Smith kolkis teda nii kaua, kuni naine ärkas surnust üles, ta hüüdis. Naine oli juba taevas ja Jeesus ütles naisele, et kuule, ma pean su tagasi saatma, Smith hüüab sind tagasi. Ma ta ei jäta rahule, ma pean su tagasi saatma. Ja kui naine ärkas surnust üles, ja see on Smith Wigglesworthi raamatus kirjas, naine ärkas üles, ta sõimas mehel näo täis. Kuule, mida sa tegid? Ma olin juba kohal. Sa pidid mu jälle siia tagasi tirima. Nii et see on kõik hoopis teistmoodi, kui meie elu on varjul ühes Jumalaga Kristuses või ühes Kristusega Jumalas, eks. See on hoopis teine dimensioon. 4. asi, mis Alik ütles, et kui me kuskile ilmume, siis me ei ilmu üksi. Kas olete seda kogenud? Ma olen aastaid käinud selles, nagu kui ma lähen sellisesse võõrasse kohta või uude kogudusse või uude konteksti kuskile, ma tean, et kui ma astun uksest sisse, ma ei tulnud üksi. Nemad ei tea, kes minuga kaasa tuli, aga mina tean, et mind ma ei ole kunagi üksi, mind on alati 2 või tegelikult 4, Isa, Poeg ja Püha Vaim, eks. Ja inglid ka veel, nagu kui ma tulen nagu Seeba kuninganna terve saatjaskonnaga. Sina samamoodi. Sa tuled kogu selle saatjaskonnaga, kõigepealt on Isa, saadab sind, Jeesus, Poeg on sinuga, Püha Vaim on sinu nõuandja ja siis on inglite armaada, sa oled nagu mitte sugugi vähem kui Seeba kuninganna kogu oma kuningliku õukonnaga. Kuhu iganes sa lähed, sul on saatjaskond. Te mäletate seda filmi, see Prints Zamundast või? Vaata seal ka, kui need kuninglikud olevused ilmusid, siis nad ei olnud kunagi üksi. Vaata, missugune seal roosilehti puistati nende ees ja nad kunagi ei liikunud üksi. Vot meie samamoodi, me ei liigu kunagi üksi. Vaid see kuninglik saatjaskond on meie, kas ei ole ilus, kas ei ole väärikas? Ja vaata, kui sa nüüd niimoodi ilmud, nagu selles filmis seal selline kuninglik olevus, tead, sa ei luba endale käitumist, mis on allapoole. Näiteks üks, mis selle Inglismaa kuninganna puhul öeldi nagu, et mitte kogu tema tohutu pika elu jooksul ta on haruldane selle poolest, et ta ei teinud mitte ühtegi viga, mitte ühtegi vääratust. Avalikel esinemistel mitte iial ei näinud mitte keegi teda käitumas kuidagi inetult, lihalikult, inimlikult või selliselt ebaväärikalt. Kuidagi niimoodi, mis ei ole kohane. Terve oma pika elu ta suutis säilitada seda, et ta esindab ühte impeeriumi. Ta on selle impeeriumi pea, ta on selle juhataja, aga alati oli seal see jumala aspekt ka nendel, eks ole. Et ta teadis, et ta ei ole üks lihalik inimene, kes esindab ainult iseennast, oma himusid, oma tahtmisi, vaid ta esindab riiki, ta esindab rahvast, ta esindab Jumalat. Ja vot see on see, ka mis sellest Aaliku tekstist tuli välja, et me ei ilmu kunagi üksi. Mis ta veel ütles? Vanad asjad peavad muutuma. Kui meie elus on vanad asjad, millega me rahul ei ole, siis tähendab see seda, et Kristus ei ole nendes asjades veel ilmsiks saanud. Kui meil on midagi, millega me ei ole rahul ja mis ei ole hea, mingi olukord või me näeme mingit olukorda, millega me ei ole rahul, ainult üks võti on sellele. See tähendab, et Kristus ei ole selle olukorra suhtes veel ilmsiks saanud. Kas sinu kaudu ei ole Kristus veel ilmsiks saanud või kellegi teise kaudu, aga halvad olukorrad, rahulolematust põhjustavad olukorrad on sellepärast, et selle koha pealt ei ole Kristus, ei ole taevas veel läbi murdnud. Ja selle üle on hea mõelda. Me tihtipeale istume ja nuriseme, kritiseerime, hädaldame, enesehaletsus, ving on üleval. Me ei saa sellise jonniga mitte midagi. Võti on see, et Jeesus
kuidas sa saaksid sellesse olukorda läbi murda? Kuidas sina saaksid selle olukorra suhtes ilmsiks tulla? Ma palun, tule ilmsiks selles olukorras. Ma olen kindel, et kui see hoone, mida Aalik mainis seal Toola linnas, mis talle närvidele käib ja mis on kohatu ja sobimata, ma isegi ei tea, mida ta mõtleb. Aga noh, ju siis ta teab mingid hooned, mis talle ei meeldi seal. See ongi see, et kui te usute, kes te olete kuningriigis, siis te ütlete sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre. Ja kui on mingi inetu hoone kuskil, siis on võimalik öelda Jeesuse Kristuse nimel, kadugu see siit maa pealt. Tõuse paigast ja kukuta ennast kuskile prügimäele ja ma kuulutan, et nüüdsest peale sa kaod. Ja vaata, kuidas otsekohe võtab linnavalitsus plaani, et see hoone läheb lammutamisele. 3 kuu pärast on tühi plats selle koha peal. Tuleb mingi uus ehitis hoopis. See on see, et me kuulutame Kristuse ilmumist, me kuulutame taevas olukorra sissemurdmist nendesse olukordadesse, asjadesse, kohtadesse, millega me rahul ei ole. Mis ta veel ütles? Nii. Surnud asju sa ei näe enam tänavatel. See oli hea. Kui ta siin luges, et surmake nüüd need liikmed, kõik see roppus ja rüvedus ja himustamine ja ahnus ja kogu ebajumala teenistus. Kui need on surnud, siis sa ei näe neid kõndimas enam tänaval. Teised inimesed, kes kohtuvad sinuga, nad ei kohta neid asju sinus enam. Sest surnud inimesed ei kõnni tänavatel ringi. Ja need asjad, kui need on surnud, siis nendega ei ole võimalik enam kohtuda sinu elus. Need on maha maetud. Aga mis meil on? Kristlased liiguvad ringi. Kõik need laibad on kaasas neil. Seda me kuuleme kogu aeg nendest skandaalidest, mis sealt Ameerika poolt tulevad, eks. Suurte telejaamade juhid, suurte megaliikumiste koguduste juhid. Tuleb välja, et neil on see zombide, see nende laipade kari olnud aastakümneid kogu aeg kaasas. Nad ei ole neid surnud laipu maha matnud. On abielu rikkumine, on hoorus, on ahnus, on nõidus, on manipulatsioon, on mõrv. Kõik need asjad, me zombide kari, nad ei ole neid maha matnud, ise on juhid. Eks, nii, surnud asju sa ei näe tänavatel. Teine järgmine asi, ebajumalad teevad elu raskeks. Jälle üks peatükk, mille üle võiks pikalt mõelda. Ebajumalad teevad elu raskeks. Kui sul on elu raske, siis vaata, kus on sinu ebajumal, sest need on ebajumalad, teeravid, mis teevad su elu raskeks ja keeruliseks. Nad on nagu kaalupomm sul jala küljes. Sa ei pääse edasi. Miks sa ei saa edasi? Uuri. Ma palvetasin ühe inimese pärast ja Jumal ütles mulle, Jeesus ütles mulle üsna selliselt pahase ja kannatamatu häälega või selliselt. Ma sain aru, et Jeesus ei vaadanud selle olukorra peale väga hästi. Ja ta ütles selle inimese kohta, kelle elu on nagu kinni, täiesti kinni seotud. Ta ütles, et tema minevik on tema ebajumal. Ta vaatab selja taha, ta elab ja leinab taga oma 70 aasta tagust minevikku. Ta leinab neid hiilge ja kuulsuse aegu. Ta leinab neid jõukuse aegu ja kuna ta vaatab selja taha, mitte ette, ta ei näe seda, mida Jumal teeb praegu ta elus, vaid ta ainult räägib minevikust, kui vägev kõik siis oli. Ta ütles, ta on see kaksipidise meelega. Et ta, vaata, sa ei saa vaadata korraga olevikku ja tulevikku ja siis kogu aeg elada mõttes ja leinata ja kibestuda, et see, mis minevikus oli, enam ei ole. Ja ta ütles, seesugune inimene, ärgu arvaku, et ta midagi saab minu käest. Ja see oli julm sõna. Miks inimese elu on kinni? On see, et su minevik on su ebajumal. Sa leinad muistsaid häid aegu. Sa ei austa Jeesust tänases päevas. Sa ei ole alandlik tema ees, et öelda Jeesus, see, mis on selja taga, ma unustan ära, mis on taga. Ma sirutun selle poole, mis on ees. Ma küsin kogu aeg sinu käest, Jeesus, mis homme saab.
mida sa tahad, kuhu ma pean jalad, kuidas ma pean mõtlema, kuidas ma ei küsi tema käest seda aulist tänast ja homset, vaid ma vingun kogu aeg, kui auline oli minevikus. Ja ta ei lähegi kuskile, sest Jeesus ütles, seesugune inimene, tsiteerides Jakobuse kirja, ärgu arvaku, et ta midagi saab minu käest. Kõik on kinni, finantsid on kinni, ressursid on kinni, kõik on kinni. Miks? Ebajumal, tema minevik on nagu kuldkuju, mida ta kummardab. See on tõsine sõna. Nii, ebajumalad teevad elu raskeks. Need 5-8 salmi siin, mis Aalik luges, need ei esinda Kristust. Ta ütles, et me peame ju esindama kõiges, kuna mina enam ei ela, vaid Kristus minu kaudu. Ütleme niimoodi, et meie need laibad, need zombid on maha maetud. Neid enam ei ole. Nüüd, kes ilmsiks saab, on Kristus meie kaudu ja ainult. Kui sellised asjad esinevad meie elus, mis siin 5-8 salm on üles loetletud, viha, raevutsemine, tigedus, kurjus, halvad sõnad, kõik selline, siis need ei esinda Kristust, need esindavad seda maha matmata mädanevat laipa. Uš, see on kole pilt, eks? Oled sa võib-olla näinud neid mädanevate silmakoobastega zombisid? Vahel on need õudusfilmide reklaamid juba niimoodi, et sa saad sellest trauma. Sa ei pea filmi vaatamagi, sa näed ainult seda plakatit, eks? Et need on need asjad, mis kuuluvad põrgusse. Ja kui need kõnnivad meiega koos, need ei esinda Kristus, sellepärast tuleb nendest laipadest lahti saada. Nii, kui siis veel, kui tema saab avalikuks iga päev, siis meil ei ole heitlust. Nii et kui Kristuse värske see kevadine tuuleõhk läbi pestud akende, kui see linnulaul kostab taevast meie kaudu, siis selles dimensioonis, kui me liigume selles taevases dimensioonis, seal ei ole higistamist, rähklemist, ponnistamist, pressimist. Sest seda higi ei ole taevas. Kui me oleme täitunud selle taevase atmosfääriga, siis seal ei ole sellist rassimist. Seda, mis Aalik ütles, siis on elu kerge. Sest kui midagi on vaja oodata, sa ootad, aga sa teed kogu aeg koostööd temaga, kes räägib sulle iga päev uusi värskeid asju taevasest dimensioonist. Nii, mõni mõte veel. Kui inimesed näevad sind, kuulevad sind rääkimat, siis nad kas kuulevad sind. Ma mõtlen, et kui ma räägin seda, kuidas tulbisibulaid istutada, siis ma ei tea, võib-olla nad tajuvad taeva ligiolu, aga nad ei pea tingimata kuulma, et taevas räägib. Või noh, kuidas sibulat koorida nii, et nutma ei hakka. See on praktiline. Inimene ütleb, et see nii tore, et sa mind õpetad, eks. Aga on neid kohti ja aegu, kus inimene kuulab sind ja ta ei näe sind enam. Ta ei koge sind. Ma usun, sa oled kuulnud selliseid jutlustajaid, et kui sa oled ja kuulad seda jutlustajat või õpetajat, siis on niimoodi, et see inimene nagu kaob. Ja sa oled nagu täiesti teises dimensioonis ja tegelikult sa kuuled seda taevast. Sa kuuled seda taevast kevadet, seda taevast linnulaulu, sa kuuled nagu hoopis ühest teisest dimensioonist kostab midagi sinuni. Ja vot see on see, mida me peaksime taotlema, et kui meie räägime inimestega, siis peaks taevas rääkima nii, et nad unustavad ära sinu. Nad ei vaata sind ja su soengut, vaid nende pilk muutub äraolevaks. Ja sa näed, et inimene kuuleb oma sees midagi hoopis, mis on talle personaalne. Ja sina kaod ära siit vahelt. Minu meelest on see imeline asi taotleda. Ja uus inimene uueneb pidevalt. See ei lõpeta iial õppimist. Üks, mis on omane religioonile. Nad on aastaid ja aastakümneid täpselt ühesugused. Kui ta oli ennem intrigant, siis ta on nüüd ka intrigant 20 aastat hiljem. Kui ta oli ennem õel susserdis, ta on praegu ka. Kui ta oli ennem selline
ja selline võib-olla ei võtnud vastutust, selline issuke, siukene mürguke, siuke saamatu hädavares, siis religiooni raames on ta aastaid hiljem täpselt seesama. Sest religioon ei muutu kunagi. Religiooni vaime ei lase inimesel muutuda. Ta ainult ootab midagi, mida kunagi ei tule. Aga see uus inimene, kui me oleme riietunud selle taevase moega, kunagi Jumal mulle unes tuli üks sõna, et uus kollektsioon, see nagu rõivakollektsioon on taevast välja antud. See haute couture, see disainitud, iga ese eraldi käsitsi disainitud mood, haute couture, et see kollektsioon, uus kollektsioon on taevast välja lastud. See oli mõned aastad tagasi ja ma hakkasin uurima seda, et taevases moetööstuses toodetakse kogu aeg uusi rõivaid. Ja seda on sinu lõhnast tunda, kas sa oled riietunud taevase hetke moe järgi, uuendades oma rõivakollektsiooni päevast päeva, või sa kannad eelmiste hooaegade riideid. Ja vaimumaailm näeb, kas sul on ikka veel need siuksed 70ndate kraenurgad üle pintsaku venitatud, kas sul on pakenpardid, kas sul on juuksed teatud viisil, kas sul on suured hipiaegsed platvormkingad või on sul mingi 80ndate selline keemilised lokid nagu vill peas, silmalaud siniseks võõbatud. Sa näed, kui sa kõnnid möödunud hooaegade riietes ja moes, taevas näeb sind täpselt sama naeruväärsena, nagu meie näeme inimesi, kes on kinni mingis vanades moodides. Sa ei peta taevast ära. Ma ei olnud kunagi mõelnud, et taevas on ka moetööstus või moe need firmad. Aga ta ütleb, riietuge selle uue inimesega iga päev, päevast päeva, uuendades, riietudes ja uuendades, mis tähendab, et see riietus muutub ja värskeneb kogu aeg. Vaata, kõrbes nad olid religiooni raamis kinni, mäletate? Nad 40 aastat nende riie ei kulunud ja jalanaud ei kulunud. 40 aastat. Nad ei pääsenud mitte kuskil, nad ei pääsenud sisse tõotatud maale, sest nad kandsid 40 aastat vanu riideid, eks? Nii-öelda sama mood kogu aeg. Nad ei uuenenud. Nad üldse ei uuene, nad ei uuendanud ka oma mõtteviisi üldse. Nad tahtsid tagasi Egiptusesse. Nendel samamoodi nende minevik oli nende ebajumal. Egiptuses mäletate, kus olid ikka kurgid ja kõrvitsad ja küüslauk ja ma tunnen ikka puudust, noored ei tea midagi, tead, kus meil omal ajal Egiptuses, mis siin kõrbes, te noored ei tea midagi. Ja Jumal ütles, ärgu nad arvaku, et nad midagi saavad minu käest. Nad ei pääse tõotatud maale, nad leinavad mineviku hiilgeaegu, unustades ära, et nad olid siis rumalad orjad. Kuidas nad said peksa. Paljud mõtlevad tagasi, kuidas nõukogude ajal oli nii lihtne elu. Unustades ära, mida see režiimi aeg, unustades ära, et siis, kui me olime nõukogude ajas, me vahtisime Soome televisiooni kibestumisega peaaegu. Inimesed ei uskunud, arvasid, et see on propagandavärk, et Soome riigis, et nad panevad meelega need reklaamid, et nii-öelda meile valetada, nagu see oleks võimalik. Inimesed väitsid, et see ei ole tõsi, vaid see on kõik üks kapitalistlik propaganda, et meid häirida. Aga meie vaatasime ja mõned tõid sõnumeid tõotatud maalt, nagu viinamarja kobaraid, tõid kohvipaki, tõid ilusad kilekotid, tõid, ma ei tea, mida sealt toodi, mõni tõi nätsu, huulepulki ja me nägime nagu viinamarju tõotatud maalt. See on siiski tõsi, see on siiski tõsi. Mäletate, kes on vanemad, eks me saime teada, et see tõotatud maa on olemas. Nii, nüüd me oleme tõotatud maal. Mis nüüd on?
Vaat ikka nõukaajal oli kõigil tööd ja vaat kõik olid võrdsed ja vaata piima ja hapukoor ja kohupiim ja kuule, suitsuturska oli kogu aeg saada ja täpselt ja Jumal ütleb, kui te ei ole tänulikud selle eest, mis praegu on ja kuhu ma teid viimas olen, siis te olete kaksipidise meelega. Te vaatate selja taha nagu Loti naine. Te jäätegi, te kivistutegi sellesse moodi, mis praegu on ja te ei pääse kunagi edasi. Ma ei lähe teiega edasi. Ebajumalad, nii. Nii et uus inimene uuendab pidevalt ja ei lõpeta iial õppimist. Religioon ei saa iial ilmutusi. Nad ei viitsi piiblitki lugeda, sest ma juba korra lugesin. 2 korda lugesin, seal ei ole midagi uut enam. Aga uus inimene hüüatab iga päev, kui ta piiblit loeb. Ma ei ole seda kunagi varem näinud. Vaat uus inimene, vaata meie see uus inimene on see inimene, kes saab olema taevas. Läbi igaviku, eks? Ja kui me oleme ju läbi igaviku, me õpime Jumalast kõigest sellest ju nagu kogu aeg uusi asju. Aga see tulevane inimene on juba siin selles kehas praegu. Ja vaata, sellepärast me kogu aeg hüüatame iga avastuse peale, sest me juba oleme asunud sellele teekonnale, mis kestab läbi terve igaviku, et me kogu aeg õpime edasi. Me oleme nagu sellises, nii palju neid teaduskraade ei ole olemas, on igasugused need doktorid ja saad professoriks ja siis emeriitprofessorid ja siis saad akadeemik aga taevas on nagu lugematud valgusaastad, sa saad uusi neid kraade ja tiitleid juurde. Mida rohkem sa õpid juurde, eks ole. Vaatan ja viimane punkt on, kogu aeg saame ilmutusi, jah. Ja vana inimene ei avasta uusi ilmutusi. Nii et joon alla, mis on need minu märkmed siin. Vana vaata, kui sulle tundub, et sa loed piiblit ja see ei kõneta sind enam. Kui sulle tundub, et ammu juba ma ei ole midagi värsket Jumala käest kuulnud, ma ei ole ammu midagi uut kuulnud. Kõik on kuidagi selline saepuru, siis on väga tugev põhjus vaadata ausalt peeglisse, kas elab taas vana inimene. Sest kui sa oleks värskendatud ja uuendatud, sa hüüataksid kogu aeg, sa oleksid nagu laps, kes kogu aeg avastab uue lille. Kui sa ammu enam mitte midagi uut ei koge, tead sa elad oma vanas lihas, sest vana liha ei avastagi mitte midagi uut enam. Vot need olid minu mõtted. Nii, teil on ka paar minutit äkki midagi jagata. Vaata, viimane punkt oli see, et haara kinni iga päev Jumala mõtetest. Täpselt. Ahah. Et see on selline võimas mõte, millega seda tänast lõpetada või on teil veel midagi lisada? See oli väga hea sõnum hoolikult. Ma siin ennem temaga rääkisin enne koosoleku algust ja ma nimetasin sedasama asja, et üks inimene, kelle eest ma palvetasin, et ma sain vastuse, miks tal asjad kinni on, et Jumal on suht pahane ja ütleb, et tema minevik on ta ebajumal ja ta vaatab selja taha, mitte ei austa Jumalat tänases päevas selle eest, mis täna on, kuhu ta on liikumas homsesse ja kuna ta on kaksipidise meelega, siis ta ei saagi midagi Jumala käest. Ja siis Aalik ütles, et see on täpselt see sõna, mis ta täna tahab tuua. Ja tegelikult need on alused, need on Kristuse alused, mille peale ehitada sa võid julgelt ja kindlalt, mis üheski olukorras ei kõigu. See on kindel kalju ja see on alus. Ja. See ongi kõige alus. Ma unustan ära, mis on taga. Unustan ära halva, mis on taga. Aga ma ei tee ka heast kuldseid puuslikke. Ma ei lähe tagasi kummardama sinna. Ma olen näinud inimestest palvetades, kui on kellegi inimese elu on kinni ja ei liigu edasi. Ja Jumal näitas mulle, et ta läheb kogu aeg tagasi surnuaiale lilli viima. Ja ta nii-öelda leinab mineviku kaotust. Ta käib salaja seal haua ääres. See ei olnud inimese surm. See oli mingi asi, mingi kaotus. Ja ta käib kogu aeg leinamas seal kadunud asjal haua ääres ja sellepärast ta ei liigu edasi. Nii et me võime leinata mingeid kurbi asju minevikus ja mitte edasi liikuda. Aga me võime leinata ka häid asju nagu Loti naine.
Sest Loti naine, tema süda jäi maha Soodomasse Gomorrasse. Sõbrannad kõik seal ju. Mis neist saab? Ja tema iidol, tema ebajumal oli seal Soodomas ja Gomorras ja sinna paika ta jäi ka. Tardus sinna samasse paika, ta ei liikunud edasi. Eks, nii et me võime leinata nii häid asju kui halbu asju, aga Paulus ütleb, ma unustan ära kõik selle, kes ma olin vägev variser, austatud, tunnustatud õpetaja. Ma unustan ära kõik selle, mis on taga ja ma sirutun selle poole, mis on ees, et saada kätte seda, milleks Kristus mind kätte sai ja kuhu ta mind viimas on. Tähtis on tulevik. Me olevikus joondume tema häälega täna, et jõuda tulevikku, kuhu ta meid tahab viia, kuhu ta suundub. Mis taga on? Mis vahet seal on enam? Joon vahele. Võib-olla teemegi lõpupalvet, lihtsalt palvetame ja aitame ka inimestel, kes kuulavad, tõmmata joon vahele. Aitab küll, sest kui ma käin kogu aeg pea üle õla, niimoodi pilk üle õla, oled sa tänaval püüdnud vaadata kõrvale või selja taha? Järgmine hetk on kolaki peaga vastu posti, muhk otsa ees. See on see, mis juhtub, kui me vaatame liiga palju selja taha. Sa ei saa edasi minna, sa lööd ennast vastu posti ära. Nii et pilk otseks, vaatame selle peale, mis on kõrgem, mis on ülal, mis on kõrgem reaalsus, mis on ülev, mis on puhas. Kuskil ta loetleb seda kõike, et mõelge sellele, mis on kiiduväärne, mis on ülev, mis on kõrgem kõigest sellest maisest. Kui te panete pilgu selle peale, siis teie palgeil ei tule kunagi häbi. Teie pale särab alati ja siis ei ole vaja panna katet silja oma palge ette, et varjata seda, kuidas au kaob. Üks päev oli ilmutus, teine päev ei ole. Üks päev olid 7. taevas või pilves, teine päev nurised, virised, meeleheitel, enesealetsuses jälle. Paned katte näo ette. Kui sa vaatad nende asjade peale, mis on kõrgemad, ülevad, siis sa ei pea kunagi oma näo ette katet panema, su nägu hiilgab alati. Aamen, Jeesuse nimel. Ebe, kas sina äkki oled nõus palvetama? Ma mõtlen just seda, et see teine salm ütleb, ingliskeelses ütleb nii hästi, et pange oma mõtted, mitte mõtelge nendele asjadele, mis on ülal, vaid pange oma mõtted ja nagu jätkake oma mõtete panemist nendele asjadele, mis on ülal. Et see ütleb nagu mitte lihtsalt mõtelge, vaid pange oma mõtted ja hoidke, mitte isegi ta ei ütle hoidke, vaid keep them set on what is above. Et nagu jätkake oma mõtete hoidmist nendel asjadel, mis on ülal. Naelutage. Jah, et sellepärast, et tegelikult siis, kui me mõtted on taevastel asjadele, siis tõesti ilmub Kristus meie kaudu sinna, kuhu me läheme. Täpselt. Ja siis saavad need koledad hooned maha lõhutud ja mäed tõusevad paigast ja kukuvad merre. Ja see ongi tegelikult, jah. Armutu enesetapp enesealetsusele. Nii et meil on vaja, et me paneme oma mõtted teistele asjadele, me otsustame mõelda muid asju, mitte, et ma lõpetan nüüd enesealetsusele mõtlemise, et see ei aita palju midagi, et me peame mõtted panema mujale, mis lõikabki ära selle, mida vaenlane tahab teha. See on, enesealetsuse osas mul tuli meelde, ma palvetasin hiljuti ühe inimesega, kellel ka oli nagu kuidagi elu ei lähe kinni. Ja ma nägin nagu filmi. Tema juurde tulid tänaval 2 räbalates katsakat last. Üksindus ja enesealetsus, poiss ja tüdruk. Ja tal hakkas nendest nii hale meel ja ta tõi nad tuppa ja ta lapsendas need 2 last, need 2 kurba orvukest ja ta toitis neid iga päev. Üksindus ja enesealetsus. Üksindus oli poiss ja enesealetsus olid väike tüdruk. Need olid 2 vaimu. Ta oli korjanud üles 2 vaimu, üksinduse vaimu ja enesealetsuse vaimu. Ja tal oli neist nii kahju, et ta ei visanud neid välja, vaid ta toitis neid iga päev ja sellepärast ta elu ei läinud kuskile.
Nii et üks asi on ka siin, et kõigi nende asjade taga on vaimne dimensioon. Ja kui meil on mingi selline patoloogiline kalduvus langeda pessimismi, enesealetsusse, sellisesse apaatiasse, depressiooni, siis küsi endalt, mis kaltsakad sa oled, mis teemonid sa oled endale lapsendanud, kes vaatavad sulle suurte vesiste silmadega otsa ja sul hakkab neist nii kahju ja ütled, aga kuidas ma viskan nad tänavale? Ma pean ikka nendest hoolitsema ja siis sa käid ringi, vot täpselt sihuke pilk peas. Ja inimesed palvetavad ja ei saa aru, miks su elu ei muutu. Kuule, viska need teemonite kaltsakad välja. Need olid teemonid, mitte orvud tänavalt. Aamen, aga Eve on palju uurinud vabastust ja ma arvan, et sa oled väga hea seda teemal palvetama. Isa, me lihtsalt ülistame ja kiidame, täname sind. Tänu sulle, isa, iga ühe meist, kes me siin oleme. Me täname sind iga inimese eest, kes kuulab seda järgi. Isa, see sõnum on väga, väga oluline meile kõigile. Ja tõesti, isa, nõnda nagu see kirjakoht ütleb, et pange oma mõtted sellele, mis on ülal ning pange oma mõtted teadlikult jätkuvalt nendele asjadele. Ja kui me teeme seda, kui me hoiame oma mõtted sinu sõnal, kui me hoiame oma mõtted tõel, siis on tõesti see, nagu 4. salm ütleb, et Kristus, kes on meie elu, ilmub siis ühes meiega, et ükskõik kuhu me läheme, Kristus ilmub ühes meiega. Ja isa, me tõesti palume seda endile, me palume seda igale ühele, kes seda kuulab, me palume seda kogu IAM-ile, me palume, isa, et sa õpetad meid hoidma oma mõtted sinu sõnal, et sa õpetad meid mediteerima. Isa, nagu teadus ütleb ka, et 63 päeva järjest tuleb mõelda ühte sama mõtet selleks, et see võtab juured põhjalikult allu meie sees ja saab osaks meist. Nii et me enam, kui keegi tuleb meile midagi vastupidist selle tõe kohta ütlema, siis meil on kohe nagu ei ole, ma tean, et see on tõde, ma tean, et see on nii ja see on nii minu elus ja me ei kõigu ja mitte keegi ei saa meid kõigutada, kui see tõde on juured alla võtnud meie südames. Me palume, et sa õpetad meid juurutama tõdesid oma sisse selliselt, et tõepoolest Kristus saab ilmuda. Kui me läheme kuhugile, Kristus saab ilmuda meie läbi selles paigas. Isa, me tõesti palume seda, sest kogu maailm ootab, et sinu pojad saavad ilmseks. Isa, see peab tulema meie kaudu, et Kristus ilmub meie kaudu, ükskõik kuhu me läheme. Isa, me täname sind selle eest, et sa õpetad meid, et sa aitad meil hoida oma mõtted selle, mis on ülal, selleks, et kõik see, mis on meie selja taga, võiks ära langeda meie küljest. Kõik on need nii-öelda need teemonikud saatjad või kes iganes on mingisuguse trauma kaudu või mingisuguse mille iganes kaudu me saanud ennast pookida kellegi külge. Isa, kui me hoiame oma mõtted sinu tõel, siis nad lihtsalt lagunevad, nad langevad ära inimeste küljest, nad langevad ära meie küljest ja Kristus saab ilmuda igas paigas, kuhu me läheme. Isa, me täname sind selle eest, et sa aitad meid, et sa õpetad meid, et me elame selliselt, et see ongi meie elu. Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me õnnistame seda uut nädalat ja me täname sind, isa, et tõesti me uuendame mõtteid iga päev, et Kristus saaks tulla ühes meiega ja ilmuda meie kaudu iga päev. Jeesuse Kristuse nimel. Tänu sulle, isa. Amen. Aamen.